Tallinna strateegiabüroo eestvedamisel koostatakse Tallinna uut arengukava 2021+. Selleks on peetud oma ala ekspertidega mitmeid töötubasid väga erinevatel teemadel. Seekord oli arutluse all küsimused, kuidas Tallinn peaks arendama avalikku ruumi ja kuidas Tallinn peaks toetama linnakeskkonna arengut ehk ägedad naabruskonnad. Hea linnakeskkond ei peaks olema ainult privileeg kas kesklinnale või mõne üksikule asumile, vaid et tegelikult kõik Tallinna naabruskonnad võiksid olla unikaalsed ja oma inimestele ägedad. Konkreetselt sellest töötoast pigem koorus välja see, et rohealad võiksid olla rohkem kättesaadavad, hoolimata sellest, et Tallinn juba praegu võib pidada ennast suhteliselt roheliseks linnaks, siis töötoas osalejate ootus oli pigem selles suunas, et rohealad peaksid olema paremini kättesaadavad ja isikliku huvi ja avaliku huvi tasakaalu osas leiti, et võib-olla praegu on see tasakaal rohkem isikliku huvi suunas ja seda peaks natukene rohkem viima avaliku huvi suunas. Inimesed sooviksid linna rohealasid juurde, samas ei taheta loobuda autoga südalinna sõitmisest. Nurinat on olnud Gonsiori tänava ühistranspordile eelise andmise üle kui ka plaanitava peatänava osas. Tallinna peaarhitekt tõdeb, et tööd peame tegema eelkõige oma südalinna atraktiivsemaks muutmisega. Selles kontekstis peatänav peab kindlasti tulema, sest see on esimene selline suunda näitav projekt, mis just tegeleb selle küsimusega, kuidas kõigil oleks võrdselt mugav ja hea liikuda linna keskuses. Ja küsimus ei ole siin ju selles, et kas kedagi peaks eelistama või mitte eelistama. Küsimus on selles, kuidas linnaruum anda sellisesse mõistlikku kasutusse, et inimesed juba intuitiivselt valivad sellised liikumisviisid, mis ühest küljest neile sobivad ja teisest küljest kogu, mis linna üldist nii liikumispilti kui ka sellist visuaalset ja esteetilist väljanägemist parandada. Hendrik Mänd lisab, et kui soovite näidet, kuidas on võimalik lihtsate vahenditega linnaruumi oluliselt paremaks teha, siis jalutage või sõitke jalgratta või autoga Kadriorus Vesivärava tänaval.